Nii, tere päevast ja tere tulemast siia ettevõtlusnädala sessioonile koostöövõimalusi teadus- ja arendustegevuseks Eestis ja Euroopas. Mina olen Oskar Otsus Eesti Teadusagentuurist ja täna on siin koos minuga toolidel kohad sisse võtnud Margit Ilves, kes on Euroopa Liidu raamprogrammi ettevõtluskonsultant, Silver Toomla ettevõttest Invent Baltics ja esindab siin ka Enterprise Europe võrgustikku, mis aitab ettevõtetel arendustegevuseks võimalusi leida, ning Ingrid Indrikson, Tallinna Ülikooli ettevõtlussuhete ekspert. Täna siin järgmise 45 minuti jooksul räägime teile natuke sellest, mis on Euroopa Liidu raamprogrammid, milliseid võimalusi ettevõtetele need pakuvad. Räägime, kuidas leida arendustegevuseks endale koostööpartnereid, mida meie teadus-arendusasutused ise teevad selleks, et läbi viia arendusi, mis on ettevõtete jaoks olulised, et ettevõtetele tuge pakkuda ja natuke räägime ka sellest, et kuidas ettevõtetele on võimalik koolidega koostööd teha. Aga alustame raamprogrammist. Kõigepealt, mis asi on raamprogramm? Euroopa Liidu teadusarenduse ja innovatsiooni raamprogramm. Need on sellised väga suured teadus-arendustegevust toetavad programmid. Neid on Euroopa Liit juba pidanud 80-ndatest aastatest peale. Viimased neist on olnud sellised 7 aasta pikkused ja tõesti väga suured, pakuvad väga palju erinevaid võimalusi alates täiesti alusuuringutest kuni väga turulähedaste asjadeni. Ja võib-olla seda natuke perspektiivi panna, siis raamprogrammi aastane eelarve on umbes sama suur nagu Eesti riigi eelarve. Praegune käimasolev raamprogramm on järjekorras 8, kannab nime Horisont 2020. Niisiis, meil on selline väga suur arendustegevust toetav programm. Kuidas eestlastel, Eesti ettevõtetel ja Eesti asutustel siiani seal läinud on ja milleks on toetust küsitud? Margit. Ja, mina olen Margit Ilves Eesti Teadusagentuurist ja tõesti täna räägime väga kitsalt ühest ettevõtetele mõeldud skeemist, mis oli, nagu Oskar siin ütles, praeguses nüüd lõppevas raamprogrammis Horisont 2020 ja see jätkub ka edasi järgmises raamprogrammis, mis algab nüüd järgmise aastaga ja kannab nime Euroopa Horisont ja ennem kui me lähme detaili selle konkreetse ettevõtete skeemiga, ma siiski rõhutaksin üle, et ettevõtted, need numbrid, mis ma räägin, käivad ühe skeemi kohta ja tegelikult ettevõtted võivad osaleda praktiliselt terves raamprogrammis, kõikides osades, erinevates koostööprojektides. Aga see üks konkreetne skeem, millele sa, Oskar, viitasid, mis seni kandis valdavalt nime SME Instrument, on tõesti väikese keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud skeem aastast 2014. Vastates küsimusele, kuidas on läinud nii ja naa, on olnud edukamaid, vähem edukamaid perioode. Kokku seda täismahus tootearendustoetust on saanud 16 ettevõtet, aga taustaks võiks olla teadmine, et selliseid väga tugevaid taotlusi, mis on ületanud künnise, selle hindamiskünnise, saanud väga kõrgeid hinded, on olnud tegelikult kümneid ja kümneid. Mis tähendab siis seda, et eelarve piirangud on teinud selle konkursi seal ääretult tugevaks. Missugustest summadest meil selle üldse jutt käib, et kui suured need projektid on? See tootearendustoetus on toetuse summas siis kuni 2,5 miljonit eurot. See tähendab seda, toetuse summa tähendab siis seda, et toetuse määr on 70%. Nii et projekti enda mahud on suuremad ja nüüd aasta aega juba pakub ka Euroopa Komisjon lisaks toetusele ka sellist omakapitali investeeringut, mis võib olla kuni 15 miljonit eurot. Ja see jätkub, sellised suurusjärgud jätkuvad ka nüüd järgmisel aastal algavas programmis. Oskad sa tuua mõne näite võib-olla mõnest projektist, mis Eestis on nendest 16, mis on õnnestunud ja mida seal tehtud on? Ja nende hulgas on rohkem ja vähem tuntud nimesid, et räägin võib-olla sellist viimase mõne aasta jooksul olevast, toon välja mõned edukamad taotlejad, näiteks
Kõige viimases voorus, mai voorus oli edukas Biotatech, mis siis töötab välja sellise biotöötlustehnoloogia metalli saamiseks madala kvaliteediga maakidest ja elektroonikaromudest, aga ütleme, et sellist teisest astmest jälle Mobi Solutions, mis teeb asjade interneti lahendust, sellist platvormi, QuartTime, küberturvalisuse lahendust, et QuartTime'i kogemuslugu saate, kes huvilised kuulata homme, kui on meil Tartus. See ka ülekande vormis vaadatav variant. Elkogen, et need on sellised viimaste aastate edulood. Väga hea. Sa mainisid, et on tulemas järgmine aasta uus programm, et mis seal muutumas on ettevõtte jaoks? Mille jaoks seal siis toetust saab taotleda? Ja muudatused on tulemas, et oma olemuselt tegelikult see skeem jääb, oma põhiolemuselt jääb samaks, et samamoodi toetatakse väga kõrge riskiga, väga kõrge innovatsioonitasemega tooteteenuse ja protsesside arendamise projekte, millel peab olema rahvusvaheline turg. Võib-olla rohkem saab olema fookus niinimetatud deep techil ehk siis sellise teaduspõhistel arendustel. Mis nüüd muutub paljuski võrreldes tänasega see protseduurika, kuidas seda toetust saab taotleda. Et saab olema astmeid juurde, tuleb kõigepealt selline esimene aste lühitaotluse tase ja siis edasi täistaotlus ja intervjuuvoor. Ja samuti pakutakse, vähemalt praeguse plaani järgi pakutakse oluliselt rohkem sellist pehmet tuge juba taotlemise protsessis, et võimalust saada siis seal coachide toetust ja arendatakse välja ka sellised tehnilised abivahendid, et aidata nende taotluste vormistamisele kaasa. Ja mis tänasega võrreldes on veel väga suur muutus, on see, et enam ei saa lugematu arv kordi seda taotlust uuesti sisse panna, et seda hakatakse piirama. Ja sest ma olen aru saanud, et taotlusi sinna laekub väga palju, et konkurents on väga tugev. Et kuna see on avatud kõikidele Euroopa Liidu ja Horisondiga assotsieerunud riikide VKE-dele, siis seal on konkurents tõesti ääretult tihe, et need edumäärad on seal 2% juures. Aga kui mõni ettevõte ikkagi soovib siit taotlema asuda, siis kus ta selle Horisont Euroopa või Horisont 2020 programmi kohta rohkem infot leiaks ja kuhu ta pöörduda võiks? No tänases seisus, kui avalikku infot veel ei ole üldse välja pandud, et tegelikult ju töö käib, et seda skeemi alles disainitakse, et tänases seisus saab infot minu käest. Eesti Teadusagentuurist võib pöörduda nii meilitsi kui telefonitsi. Aga edaspidi saab olema loomulikult kogu info avatud kõikidele taotlejatele, selleks on eraldi portaal, läbi mille käib siis nii taotlemine kui jagatakse infot. See on Funding and Tenders portaal, aga ma soovitan ka edaspidi alustada sellest, et võtta ühendust, kas minu või meie teise ettevõtte kontaktiga EAS-is, et lihtsalt, et võib-olla teha see esimene valideerimine, et kas sinna maksab minna või mitte, et lihtsalt lähtudes sellest kogemusest, et missugused projektid on tõenäolisemalt edukamad kui mõned teised. Aga meiega on ka Silver Toomla Balticsist, kes on pikki aastaid juba raamprogrammidega seotud olnud, on projektides ise ka osalenud ja väga paljusid ettevõtteid aidanud raamprogrammis osaleda. Millist ettevõtet üldse oodatakse sinna raamprogrammi? Kes sinna taotluse esitada võiks ja selle peale mõelda võiks? Ja, see on hea küsimus, sest nagu Margit ütles, see konkurents on üüratult karm. Et isegi need viimased voorud näitavad, et see on edu tõenäosus 1-2%, et meil endal võib-olla on olnud 10 korda kõrgem, 20+% see edu tõenäosus, aga ikkagi see tähendab seda, et ka väga head projektid võivad kõrvale jääda. Et kui nüüd mõelda, me oleme ise enda jaoks üritanud mõtestada, et mis on siis nagu sellised peamised kriteeriumid, et need kriteeriumid on terve hunnik muidugi detailideni välja, aga meie eesmärk, kui me hindame neid projekte või valideerime, mina eeskätt vaatan probleemi kirjeldust. Ja probleemi kirjeldust, kui relevantne see on, et on olemas ärisid, mis on geniaalsed, mis kasvavad kiiresti, mis lähevad turule, kus on kliendid, kes maksavad, aga võib-olla see arendustähtsus või see probleemi kirjelduse aktuaalsus ei ole nii oluline, et ma toon sulle näiteks, et kui sul on laua peal 10 projekti ja 2 tükki neist üritavad vähile leida ravimit, üks otsib
alternatiivi plastikkilekottidele, üks proovib mingit muud eco-innovation lahendust või mingid energiasäästmised, ja siis kui sa tuled lihtsalt niisuguse huvitava tarkvara lahendusega, mis suudab võib-olla paremini autosid parkida või mingi kohtingu äpp, siis need asjad ei ole lihtsalt nagu kontseptuaalselt võrreldavad. Et ma olen alati öelnud, et need Horisondi projektid võiksid lahendada mingit maailmal olulist murekohta. See on ehk võib-olla esimene eeldus, mis eristab osad firmad teistest ära. Nagu Margit ütles, siis kindlasti see uuenduslikkus. Et selleks, et avalik sektor investeeriks, seda võib vaadata avaliku sektori investeeringuna, peaks olema mingi lahendamata mure. Ja uuenduslikkus saab läbi selle vaadata, et kui sul on turul, konkurents on alati hea, konkurents näitab, et asjaga tasub tegeleda, aga kui sul on 10 firmat, kes pakuvad täpselt sama asja, siis avaliku sektori investeeringut on väga keeruline õigustada. Seega me vaatame, et see lahendus oleks mõnes mõttes unikaalne ja mitte nagu natuke unikaalne, vaid omajagu unikaalne. Ja eks muidugi lõpuks siis nende kõigile tuleb juurde see äripool, et kas on piisavalt kasvav turg, kas on selge valideeritud ärimudel, kas on selge plaan, kuidas kasvada, meeskond, kõik muu, et neid detaile võib siin kümneid ja sadu välja tuua, mis lõpuks siis selle 1% hulka nagu siin kvalifitseeruvad, aga et kui pihta hakata, siis peaks neid asju esmalt vaatama. Et kas teil on unikaalne tehnoloogia, kas te tegelete niisuguse maailma muutma revolutsioonilise nii-öelda mure lahendamisega ja kui kaugel te olete jõudnud omadega? Kas meil Eestis on selliseid ettevõtteid? No tuli välja, et 16 tükki on. On ikka, jah. Selles suhtes, et meie oleme Invendina aidanud nüüd neid vist 37 tükki kokku teha üle Euroopa, neid suuri projekte, mis Margit viitas, ja Eestis ka, et paljud nimed, mis ta ütles, on meie abiga. Et on, aga ei ole nüüd niimoodi, et sul on kogu aeg 100 firmat ukse taga. Et firmasid on huvitavaid, ma ise, nagu ma võrdlen siin 10 aasta taguse ajaga, 15 aasta taguse ajaga, siis neid tehnoloogia ettevõtteid on väga palju. Et Eestis startup maastik on väga tugev. Võib-olla, mis on selle, kui võtame selle Horisondi, need programmid, siis Eesti startup maastik on jällegi natukene tarkvaraarenduse poole kaldu. See ei ole halb selles suhtes, et kui me toome näiteid, näiteks siin Guardtime või kui me oleme toonud näiteks küberneetika või et tarkvara võib olla nii meditsiinitarkvara või küberturvalisus, on ju, aga ikkagi väga palju on niisugust tarkvara ja mulle tundub, et see Horisont, ma vist ütlen selle otse kaamerasse välja, aga soodustab rohkem niisugust riskantsemat riistvara innovatsioon. Meil on tarkvara edulugusid ka, et ärge saage valesti aru, aga jah, et Eestist võib-olla paraku on rohkem tarkvarafirmasid, aga leidub ka niisuguseid, kes sinna kvalifitseeruvad omajagu. Et iga nädal tuleb pöördumisi ja praegu viimase vooru valmistame ka omajagu ette. Nii et Eesti, Margit vist oskab paremini öelda, statistiliselt on päris edukas olnud. Et viimastel voorudel võib-olla pole nii hästi läinud, aga niisugune tervikuna, kui me vaatame nagu meie väiksust, tööstuse väiksust, ettevõtluse või riiki üldisena, et meil on ikkagi, me oleme päris tublid, et Eesti firmad küsivad ja saavad ka. Et ma natuke tahaks ühelt poolt nagu tagasi tõmmata, aga natuke inspireerida ka vaata, et kui ma ütlen, et ainult 1% saab, on ju, see on niisugune, et miks me tegeleme sellega. Aga selle 1% esmaseks eelduseks on see, et kui sa ei küsi, sa ei saa mitte midagi. Et tuleb küsida ja ma arvan, et selleks olemegi olemas meie ja Eesti Teadusagentuur ja Margit ja teised asutused, kes suudavad ehk selle niisuguse eelhinnangu teha, et kas on põhjust minna küsima või mitte. Meie muidugi teeme võib-olla seda eelhinnangut natuke karmimalt, et mitte ainult selle koha pealt, kas te sobite sinna programmi, vaid kas te suudate võita selle programmi. Aga näed sa ka seda, et on ettevõtted, kes võiksid sinna minna, aga millegipärast ei soovi sinna minna, et mis nende peamised hirmud on, et miks ei julgeta sellise suure Euroopa programmi kallale minna? Õnneks nagu Margit seletas, see programm on suur, aga see üks meede on väga kompaktne ja pisike. Et ma olen aastaid alates mingist 5. raamprogrammist nõustanud neid erinevaid eurofonde firmadele, ülikoolidele, et kindlasti on hirmud. Kõigile tundub kohe, et kui meil on mingi eurotoetus, et see on bürokraatlik. Võib-olla startup ettevõtted suhtuvad ka niimoodi, et kui me võtame eurotoetuse sisse, et kuidas see mõjutab meie järgmise investeeringuringe näiteks. Et kui te võtategi niisuguse klassikalise ettekujutuse europrojektis, kus on mingi 10 partnerit, igavene bürokraatia ja kõik muu on ju, lõpptulem on kaugel, turust kaugel, sa võib-olla ei tea, kas see arendus, mis sa teed, on niisugune pintsaku nööbi külge õmblemine, et siis minu jaoks see Accelerator on üks suur erand. Sa lähed üksi taotlema, sa lähed küsima raha tegevuste peale, mis on 100% sinu äriplaan. Sa presenteerid enda firmat, enda tiimi, sa ei mõtle sinna mingeid, ma ei tea, mingid pseudotegevusi välja selleks, et raha saada, sa lähed, presenteerid ennast. Ja minu silmis ei ole selles midagi halba. Aga ma mõistan su küsimust, et firmadel on tavaliselt niisugused hirmud, et see on bürokraatlik.
või tavaliselt firmadele need konsortsiumi projektid on teinekord tekitavad kõhedust, et kui me mingi 5 partneriga teeme, et kuidas see intellektuaalomandi reeglid tulevad või see jaotus on ju. Aga jah, et ma olles nende, ma ei tea, 15 aasta jooksul see Accelerator on niisugune täiesti geniaalne programm, mis tõenäoliselt ongi, peegeldubki selles, et seal on nii palju taotlejaid, et see on nii jõhkralt üle kirjutatud, et konkurents on läinud nii karmiks, aga nagu Margit selgitas nende uute reeglite järgi, siis ma usun, et äkki uuest aastast läheb asi inimlikumaks. Raha saavad ikka vähesed, aga lihtsalt võib-olla see sõel on natuke sobivam. Väga hea. Lisaks, nagu siin mainitud, lisaks selle Accelerator meetmele, kus teist saab üksinda taotlema minna, muidugi raamprogrammis on väga palju selliseid meetmeid, kus on nii-öelda konsortsiumiga taotlemine, on mitmed partnerid erinevatest riikidest, tuleb leida endale koostööpartnereid. Ja siinkohal ma küsikski nüüd Ingrid sinu käest, et koostööpartnerite leidmine ettevõtte jaoks nii-öelda teadusmaailmast võib ka tunduda natuke selline hirmutav, et kuidas kontakti võtta, kuidas õiged inimesed üles leida. Et siin on võimalik abi saada sellisest asjast nagu koostöövõrgustik Adapter. Et äkki kirjeldad mõne sõnaga, millega tegu on? Ja Adapter on koostööplatvorm, mis ühendab endas siis tänased teadlased ja Eesti ülikoolid ja teadus-arendusasutused. Siin on kaasatud nii teadus-arenduskeskused kui ka kompetentsikeskusi. Meid on kokku 15 partnerit ja me oleme ühendanud siis oma ressursid selleks, et koostööettevõtetega sujuks veel paremini, kui see täna on. Kuigi tänasel ettevõtluspäeval ja Eestis on ju ettevõtlusnädal, siis ma tahan just positiivselt rõhutada seda, et kui me võrdleme 4 aastat, kui Adapter alustas oma tegevust, siis tänaseks on see aktiivsus, päringute ja projektide arv tõusnud ja meil on ka ülikooli vaates, erinevate partnerite vaates hea meel selle üle, et väga huvitavad uurimisgrupid ja huvitavad kooslused on tekkinud just ettevõtte tooteteenuse arendamiseks, mis teeb väga palju rõõmu. Mida ettevõtetel seal selle platvormi vahendusel siis võimalik küsida on teadusasutuste käest? See on väga hea küsimus. Mida on küsitud, siin on väga raske anda ühest vastust. Küsimusi on väga erinevates valdkondades ja ma üldistatan keeruline, aga ma võib-olla ütleksin nii, et meie väikeses ühiskonnas on väga palju talupojatarkust selle sõnapaari kõige paremas tähenduses. Ja selle talupojatarkusele otsitakse tõenduspõhist ja teaduspõhist lähenemist. Ja see on selle, minu meelest selle hoova nagu väga tugev külg. Meil on, kui ma nüüd toon mõned head projekti näited, mis on just Adapteris saanud alguse, siis võime tuua siin haridustehnoloogiast, meie Eesti lipulaevad selles valdkonnas või IT-firmadest, kes näiteks arendavad ja integreerivad haridustehnoloogia platvorme, õpihaldussüsteeme, kriis tõi ju välja meie nõrgad küljed, et meil on väga palju platvorme hariduses, aga need omavahel ei ole integreeritud nii nagu vaja ja neid puudub tihtipeale ka selline analüütiline aspekt. Näiteks selliseid haridustehnoloogilisi ja arendusprojekte on järjest rohkem tulnud, et need hoovad on ka täiesti selged. Aga teine suund, millest ma tahaks ka rääkida ja mitte et alahinnata riistvara ja tehnoloogia arendust, ma tahaksin tuua välja, et tegelikult on üks suur valdkond, mis kogu maailmas saab järjest rohkem jõudu juurde ja see on olemasolevale uue elu andmine ehk siis teatud materjalide või võimaluste väärindamine. Ja üks hoob, mis on Eestis tõepoolest nagu massiliselt alguse saanud, on see, et meie näiteks FIE-d või talunikud või inimesed, kes otsustavad omaenda aialappi kasvavat ja leiduvat väärindada ja oma iseenda uusi tooteid looma hakata, et see on nagu kasvav trend, et meil on ilutooteid, kus kasutatakse nõgest ja naati ja käbiseemneid või kastooriumi,
et ülikoolid aitavad ka retseptiarenduses ja testide oma tõesti tipptehnoloogiat kasutades väiketegijaid ja tugevamaid tootjaid, kogemustega tootjaid leida parimad retseptid, et need tõepoolest tooted oleksid nagu tipptasemel. Ja meie juures käivad nii rahvusvahelised ettevõtted kui siis ka kohalikud tegijad. Ma saan siis aru, et ettevõttel on võimalik tulla sinna ka portaali, kirjutada põhimõtteliselt sinna oma küsimus, soovib mingit teenust või toodet arendada, on vaja saada tarka vastust. Kui ta selle küsimuse sinna platvormi sisestab, mis sellest siis edasi saab? See tähendab ülikoolidele ja teistele teaduspartneritele 5 päeva aega. See tempo on päris, me oleme tempot tõstnud ja see on väga vajalik ettevõtluses ja me peaksime 5 tööpäeva jooksul suutma leida ka siis uurimisgrupi või teadlase või küsimusele vastuse. 5 päevaga põhjalikku pakkumist suuremale arendusprojektile on raske leida, aga esmane ülevaade, missugused teadusasutused, missuguste kompetentsidega, kuidas on valmis aitama ja ülikooliga koostööd tegema, selle me oleme valmis 5 tööpäeva jooksul vastama. Ja kas ma saan õigesti aru, et siis need 15 teadusasutust Eestis on nagu kokku võetud ja kõigile läheb see küsimus põhimõtteliselt, et kõik näevad seda? Ja kui me nüüd räägime Adapterist kui tööriistast, platvormist, siis me kasutame Pipedrive'i tööriistana, et see protsess päringust vastuseni oleks siis võimalikult mugav ja et kõik partnerid saaksid anda vastuseid nii, kuidas nad soovivad, siis jah, meil on selleks loodud oma tööriistad ja me kasutame neid. Kui nüüd rääkida natuke numbritest, et kui populaarne see teenus on, kui palju teil seal, ütleme, kuus või aastas päringuid tuleb ettevõtetelt? Adapter on strateegiline koostöökooslus platvorm ja meie esimesed konsultatsioonid on tasuta ja ka lihtpäringud on kõik tasuta. Teenuseks muutub päring siis, kui tõepoolest on juba probleemile leitud projekt ja tegevus ja ajakava, siis me räägime teenusest ja rahanumbritest, aga väga palju tegevust, nõustamist ja esialgset informatsiooni jagatakse tasuta. Kui palju on päringuid? Aastad on erinevad olnud, 4 aastat on see strateegiline platvorm tegutsenud, on väga erinevad, keskmiselt 300 päringut aastas. Meie ülikool, Tallinna Ülikool, mina esindan Tallinna Ülikooli, on siis keskmiselt 100 päringule vastanud ja nendest päringutest siis kas areneb konkreetne teenus või projekt või on see selline esmane informatsiooni jagamine. Väga erinevad. See on kindlasti väga arendav ka, ma kujutan ette teadlastele, kes näevad, mis küsimusi sisse tuleb ettevõtluse poolelt jooksvalt kogu aeg. Absoluutselt, siit saab ju turuinformatsiooni ja erinevat informatsiooni. Ja kui me räägime Adapterist, siis minu meelest on siin 2 vaadet. Ja väga õigesti sa, Oskar, viitasid, et üks vaade on ettevõtetele, mida me täna pakume ettevõtetele. Ja teine vaade on, mida selles platvormis saavad teadusasutused. See on just iga strateegiline koostöö tegelikult tugineb klastri filosoofiale, et me oleme konkurendid, aga teeme koostööd kõigile kasulikul viisil. Ja võt see on tark koostöö. Et loomulikult ülikoolid õpivad, jagavad kogemusi ja tegelikult ka ühendavad oma tugevusi, mis on just sellise platvormi minu meelest kõige suurem lisaväärtus. Väga hea, seda on hea kuulda, et ülikoolid ise ka aktiivselt otsivad võimalusi, kuidas olla Eesti ühiskonna ja ettevõtlusega paremini kontaktis. Üks uus algatus on Resta nimeline programm, kus ülikoolid siis arendavad endal neid valdkondi, mis on Eestis ettevõtluse jaoks olulised. Indrek Tulp on meiega vahepeal liitunud siin, kes on Resta programmi juht Eesti Teadusagentuuris. Äkki räägid mõne sõnaga, et mida see Resta programm endast kujutab ja mida seal siis tehakse? Tere, Oskar, tervist kuulajad. Siin ka enne läbi kõlanud seda, et selline kõrgtehnoloogiline just riistvara valdkonnas arendused on ka nii Eestis kui ka Euroopas ülimalt tähtsad ja Resta programm ongi nüüd haridusministeeriumi pealt kokku pandud,
arendamaks just neid tehnoloogilisi valdkondi, mis on siin Eesti ressursse silmas pidades olulised. Ehk siis 3 valdkonda, milleks on puit, toit ja maapõueressursid. Puitu meil on, toitu meil on ka ja maapõueressursse samuti. Aga et nendest ressurssidest nüüd maksimaalselt saada niisugust väärindatud toodet või teenust, mida siis potentsiaalselt ise tarbida või siis ka eksportida, et selleks on vaja kõrgtehnoloogilisi arendusi, neid või tehnoloogiaid, need tehnoloogiad meil praegu riiulist võtta ei ole, neid tuleb arendada ja see ongi üks Resta programmi eesmärkidest. Nagu Resta nimigi tuleb ressursside väärindamise toetamine ja siis aga lisaks tehnoloogia arendamisele tahtsin veel ära tuua, on Resta programmil ka veel teised eesmärgid. Et samuti nende teadusgruppide, kes selles valdkonnas tegutsevad, ehk siis, eks ole, jällegi puidu, toidu ja maapõueressursside osas, et nad oma kompetentsi, teadmist saaksid tõsta, et nad kasvataksid järelkasvu, spetsialiste ettevõtlussektorile ja ka läbi selle programmi saaks tugevdada siis ülikoolide ehk siis teadus-arendusasutuste ja ettevõtete vahelist koostööd. Kas ettevõtted sealt programmist ka mingisugust toetust taotleda saavad? Kahjuks ettevõtted otseselt ei saa taodelda, saavad ainult teadus-arendusasutused, valdavalt ülikoolid, aga see programmi teemad, mis on programmi valitud, on kokku pandud ettevõtlussektori vajadust lähtuvalt. Et mis kasu ettevõtted siis lõpuks sellest saada võiksid, mis selle eesmärk on? No, eelkõige ongi see tehnoloogia arendamine, ehk siis millest ka siin võib-olla Silver enne põgusalt rääkis, et ka see startupi kogukond on kasvamas, et kui tuleb uusi tehnoloogiaid, on turutõmbed uutele toodetele, teenustele, et need tehnoloogiad oleks olemas, et see ka nii-öelda nagu riistvara põhiline, ka raskem ettevõtlussektor saaks kasvada. Ühelt poolt, teiselt poolt kindlasti ka juba olemasolevad ettevõtted, kes tahavad olla innovaatilised, oma tehnoloogiaid kaasajastada, nende jaoks on kahtlemata oluline. Ja jällegi, et need samad spetsialistid juurdekasv ja koostöövõimalused. Et need valdkonnad on, kui me räägime puidust ja maapõueressurssidest, et need on valdkonnad, kus kohas Eestis teadusarendust ei ole viimasel ajal väga palju tehtud. Ma pean silmas viimase 20-30 aasta ajaaknas. Ja seal on see teadmine ja spetsialistide juurdekasv jäänud nagu väga vajaka. Ja läbi selle programmi me nüüd siis saamegi seda siis parendada. Oskad sa äkki tuua näiteks konkreetsemaid näiteid, mille arendamisega teadlased seal praegu selle programmi raames tegelevad? No kui me võtame näiteks valdkonnapõhiselt, et kui me hakkame pihta maapõueressurssidest, siis need on võib-olla natuke rohkem alusuuringu moodi, et need seal otseselt mingisugust nii-öelda nagu toote perspektiivi hetkel veel ei ole, aga uuritakse karbifosforiiti ja selle kasutamisvõimalusi, samuti karbifosforiidis olevaid haruldasi muldmetalle, mis on tegelikult ju hästi olulised tänapäeval, kui me räägime rohetehnoloogiast, siis kõik rohetehnoloogia, kõrgtehnoloogilised seadmed vajavad haruldasi muldmetalle seal sees, mitte küll suurtes kogustes, väikestes, aga sellegi poolest. Ja ta on Euroopas globaalselt ülitähtis, kuna valdavalt tulevad need ikkagi Hiinast ja see on strateegiline tarnerisk ja pidades silmas ka siin näiteks neid samu, ega me ei tea, mis siin juhtub, on COVIDi kontekstis, kus kohas on tekkinud erinevad tarneraskusi, kuni selleni välja, et pannaksegi kinni ja siis ongi kõik. Aga lisaks veel sellele uuritakse vanaadiumi potentsiaali kraptoliitargiliidist ja uuritakse ka eelkambriumi kivistusi. Siis puidu vallas me saame rääkida lignotselluloosi väärindamisest, lignotselluloosi fraktsioneerimisest, samuti siis vähe kasutatud puiduliikide või ka mingit oksapuru ja nii edasi, nende paremast kasutusele võtust, et selle asemel, et need lihtsalt nii-öelda kütteks ajada, et pigem võtta neist välja need väärtuslikud komponendid, millest siis hiljem saaks juba teha, kas siis ütleme näiteks, kui me teeme puidusuhkrust saab teha bioetanooli
Lignocelluloos ise on sarnane nii-öelda nagu naftakeemiale, et sealt saab võtta ka välja neid komponente, mis on klassikaliselt naftakeemia baasil, kas kilepakendite või isegi biolagunevate pakendite tootmiseks. Toiduvaldkonnas on meil toiduohutuse teemad, mikrobioloogiline ohutus, biokeemiline ohutus, keemiline ohutus, toiduainete säilimine, siis on loomsete ja taimsete saaduste väärindamine, näiteks teravilja väärindamine, piima väärindamine, siis kõrvalsaaduste väärindamine, näiteks hapuvadaku väärindamine, mis temast teha, et muidu klassikalist hapuvadak pannakse põllule väetiseks, aga võib-olla oleks tema mõttekas temast midagi väärtuslikumat teha. Nii et ma saan aru, et võetakse need ressursid, mida Eestis on palju olemas, millega juba midagi tehakse või võiks teha ja katsutakse leida tehnoloogiliselt uusi lahendusi, kuidas neist rohkem nii-öelda kätte saada, väärtusaheliselt kõrgemat toodet teha, et no just nimelt, et oleks nagu suuremat lisandväärtustest, eks riikliku strateegilist ikkagi on tähtis pikas perspektiivis jõuda ikkagi rohkem nagu ekspordini ja läbi suurema ekspordi ja kõrgema lisandväärtuse saab kasutada siis paremat heaolu riigis. Ja kindlasti on väga positiivne mõju ka sellele, et järelkasvu peale tuua nendes valdkondades, et ettevõtetel oleks kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid tulevikus. No absoluutselt, et muidu nad peavad need sisse tooma kuskilt. Nii, aga kõrgelt kvalifitseeritud töötajad saavad alguse tegelikult juba varasemast east, ka koolieast. Praegu siin ei olemegi rääkinud siin koostööst ettevõtete ülikoolide vahel, aga tegelikult on võimalik koostööd teha juba ka koolidega, põhikooli tasemel, gümnaasiumi tasemel. Meiega on siin ka Eva Pruusapuu, kes just nende teemadega tegeleb Eesti Teadusagentuuris. Äkki seletad mõne sõnaga, et miks ettevõtetel võiks olla vajalik teha koostööd koolidega? Tere ka minu poolt. Nagu sa ise juba ütlesid, et järelkasv on see, mida ettevõtted tahavad saada koolidest, et olles ettevõtetega kokku puutunud ja saanud tagasisidet erinevate ürituste raames, siis pahatihti on ettevõtted nurisenud selle üle, et kooliharidus tänapäeval üldhariduskoolidest on siis jutt põhikool, gümnaasium, et kooliharidus kipub jääma teoreetiliseks, et kõik PISA-testi tulemused näitavad, et Eesti õpilased on väga tublid, saavad kõrgeid tulemusi, aga reaalsuses ettevõtted annavad tagasisidet, et noored ei oska selle õpikuteadusega midagi peale hakata päriseluliste probleemide lahendamisel, et nad ei suuda luua seoseid nii-öelda õpitu ja päriselu vahel, et kuidas nad seda rakendavad. Ja see on koht, kus ettevõtetel on harukordne võimalus ja vägagi nii-öelda suur võimalus panustada oma järelkasvava või järeltulevate töötajaskonna hariduse mitmekesistamisel ja just selle hariduse päriselustamisel. Ja tegelikult lisaks nii-öelda järelkasvu tagamisele, kvaliteeti järelkasvu tagamisele on ka teine aspekt on see, et ei ole kellelegi üllatuseks, et tänapäeval igas eluvaldkonnas loodustäppisteaduste ja tehnoloogia osakaal tõuseb, on see siis meditsiin, toinutehnoloogia, kõik see, mis varasemalt räägitud. Ja see tähendab seda, et on väga vaja, et noored neid aineid õpiksid koolis. Ja kahjuks tuleb tõdeda see, et kõik need loodustäppisteaduse õppeained ehk siis keemia, füüsika, matemaatika, bioloogia ei ole teab mis populaarsed. Ja see on see, mida tegelikult ettevõtetel annab vägagi toetada üldhariduskoolidega koostööd tehes, sellepärast, et valdkonnas tegutsevad ettevõtted või ka ettevõtted, kes otseselt ei ole küll selle valdkonna nende peategevusala ei ole loodustäppisteadustega seotud, aga nende tegevuses on neid teadmisi rakendatakse, et nemad saavad tulla koolidele appi, kuna nemad opereerivad oma valdkonnas ja selles inforuumis igapäevaselt, siis on nendel väga lihtne muuta seda teemat atraktiivseks. Samas õpetajatelt on suhteliselt ebareaalne
oodata, et nad oleks valdkonna arengutega igapäevaselt kursis, teaksid, mis on tehnoloogia viimased sõnased ja kuidas see võimalik rakendada või kuidas füüsika või keemia arenguid nii-öelda atraktiivselt serveerida õpilastele, sest nad ei ole sellega kõigega kursis. Ja see on see koht, kus ettevõtted saaksid tulla, appi, panustada ja oma teadmisi jagada võimalikult atraktiivsel moel noortega. Kuidas see praktikas toimuda võiks, see atraktiivne teadmiste jagamine, et mida ettevõte teha saaks kooliga? Võimalusi on tegelikult hästi erinevaid. Enne kui ma räägiks konkreetsetest võimalustest, ma võib-olla nii-öelda, et mu jutt ei jääks väga idealistlikuks, siis ma võib-olla natukene adresseeriks neid teemasid, et miks see nii-öelda siiani, miks ma sellest räägin. Ilmselgelt sellest, et ettevõtted ei tee piisavalt koostööd koolidega ja kahtlemata me kõik saame aru, et ettevõtte jaoks on nii-öelda aeg on raha pole kunagi kellelgi liiga palju, taodeldakse koostööprojektide jaoks igasugustest võimalustest juurde. Aga tegelikult on see nii-öelda mentaliteedi küsimus, et tuleb aru saada, et king hakkab pitsitama, väga paljudel ettevõtetel juba king pitsitab, neil ei ole nii-öelda tööturult võtta väärt tööjõudu ja andes endale küll aru, et see investeering on väga pikaajaline, ehk siis nagu praegu käia koolinoortele midagi rääkimas, siis seni, kuni nemad tööturule jõuavad, läheb tubli dekaad, ehk siis ei ole lühiajaline investeering, aga siiski väga vajalik, rääkimata sellest, et tegelikult see on oma valdkonna ja oma ettevõtte reklaam. Aga sageli ongi just see, et sinu väga õige küsimus, et kuidas seda teha või mismoodi see siis välja näeb, et tõenäoliselt sageli jääbki see koostöö alustamine selle taha, et ei osata välja mõelda, et mis ma siis nüüd teen, et kus peale hakata ja mida välja pakkuda. Lihtne soovitus, et kui millega alustada, on see, et kus peale hakata. Väga paljudel ettevõtte töötajatel on lapsed, käivad koolis, alustada oma lapse koolist, sellepärast et eriti kui olla ettevõtja ja üritada töötajaid nii-öelda selle koostööga kaasa tõmmata, siis kui see hõlmab kas siis nii-öelda töötajate lastekooli või mingisugust väga lähedal asuvat kooli, et see on niisugune siduv motivatsioon, kogukonna tunne, et see aitab tihtipeale panustada ka nendes aspektides, mis ei ole otseselt tasustatud, mis on just niisugune motivatsiooni ja vabatahtlikkuse alusel panustamine. Ja me kõik oleme ise kunagi koolis käinud, et miks mitte oma vana kooli poole, see on ka niisugune emotsionaalne tagasiandmise moment, et võib-olla sulle väga meeldis seal koolis õppida, sa oled väga tänulik nendele õpetajatele ja see on sinu abikäsi, et tulla neile appi. Ja kui sa küsisid, et mida konkreetselt teha, siis variante on erinevaid, kõik me oleme koolipõlves käinud ekskursioonil ja ongi nii-öelda külalisi esinema tulnud koolidesse. See on niisugune kõige klassikalisem, see on kõige lihtsam ja absoluutselt mitte halb variant. Alati on küsimus selles, et kuidas seda koostöömeetodit väärindada. Kui me rääksime ressursside väärindamisest, siis ka nii-öelda on väga suur vahe, kui õpetaja nii-öelda lohistab selle klassi kusagil tootmishoonest läbi ja tegelikult kõik vaatavad nutitelefonist hoopis midagi atraktiivsemat. Samas on võimalus see, et see külastus on ehitatud üles vägagi noori kaasavalt, kaasatakse ka nutiseadmetes olevaid äppe selleks, et seda infot võimalikult atraktiivselt ja siduvalt neile nagu selgeks teha, et kus on matemaatika, kus on siin füüsika või et kus on mingisugune tootedisain, et see kõik, mida nad koolipingis õpivad, nagu näidatakse neile kätte seal, kus nad nagu kohapeal on. Samas on hästi toredaid näiteid Eesti ettevõtete ja koolide koostööst, mis on saanud alguse näiteks lubjatehas Lääne-Virumaal tegi oma töötajate lastele joonistusvõistluse ja kuna kohalikus koolis olid väga palju töötajate lapsi, siis see info levis, et näed, et seal on joonistusvõistlus ja atraktiivsed auhinnad, kohaliku kooli noored tahtsid ka osaleda ja niimoodi siis algaski sellisest ühisest asjast, algas siis kooli ja ettevõtte suhtlus ja tänapäevas on välja näiteks jõudnud sellesse, et kooli tunniplaanis on konkreetsed ained, tunnid, mis toimuvad mitte ainult nii-öelda selles tootmishoonetes, aga ka nende koosolekuruumides, ehk siis nii teooria kui ka praktika. Toon näiteks näite, neil on tööõpetuses tööohutuse tund, kus siis nad saavad nii-öelda
loengu, mis on vajalik vastavalt kõikidele standarditele, siis nad lähevad tehasesse ja saavad ise kõike proovida seda, et noh, mis ohud on ja kuidas selle eest kaitstakse. Või siis loodusõpetuses räägitakse looduskaitsest, tegu on lubjatehasega, nad kaevandavad, kaevanduses on ju nii-öelda igasugused aspektid ja kuidas see looduskaitsega on seotud. Nad räägivad sellest, kuidas näiteks lindude rände ajal, kuna neil on suured karjäärid, sinna tekivad suured tiigid ja linnud rände ajal siis pesitsevad seal ja kuidas nemad näiteks pesitsusperioodiks nii-öelda peatavad kaevandustööd. Või seal on ka orhideed, kuidas nad orhideesid kaitsevad seal, sest nagu soodne keskkond, et kõik sellised teemad tuuakse nii-öelda kooli kätte ja kuna see on nii-öelda praktikaga seotud, siis see on noortele hästi inspireeriv ja liiatigi karjääri väljavaadete perspektiivis on ettevõttel suurepärane rääkida, et nagu kuhu nad arenevad ettevõttena ja valdkonnas, et kui sa tuled sinna tööle, mis sa seal teha saad. Sellepärast, et kooliõpetaja ju ei saagi tajuda seda, et kuhu see asi jõuab 5-10 aasta perspektiivis. Samas ettevõtted saavad seda teha. Et igati mõttekas ja mõtestatud tegevus. Aga kui valmis koolid on sellise asjaga kaasa tulema ja kui palju nad ootavad seda, et ettevõte nendega ühendust võtaks või nad ise kuidagi proaktiivsed ka? No ma annan endale aru, et need koolid, kellega mina reeglina kokku puutun, on just väga kõrge motivatsiooniga, sellepärast et nad ise tunnevad huvi ja tihtipeale pöörduvadki ka minu poole sellega, et nagu leida mingit väljundit. Koolid üldjoontes on vastuvõtlikud. Jah, tõsi on see, et hästi palju sõitub konkreetsest inimesest, kelle otsa satutakse, aineõpetaja või siis koolijuhtkond. Aga ma saan aru, et see on üha enam nii-öelda populaarsust koguv, sest osad nagu põhiprobleem ongi tihti see, et kui ettevõte võtab ühendust või kool võtab ettevõttega ühendust, nad ei oska öelda, mida nad teha tahavad. Öeldakse, et me tahame teiega koostööd teha ja edasi ongi niisugune ebamäärasus, et need asjad tuleb läbi mõelda ja see on see, mida nagu mina omalt poolt üritan väga toetada, et aidata läbi mõelda seda, et mida võiks teha. Ja see on ka põhjus, miks me just panime kokku materjali, kus ongi toodud ära lisaks sellele, et kirjeldatud, mida koostööna saab teha, 12 koostöövormi, et seal on ära toodud ka nii-öelda praktikute poolt näited, kirjeldused, et mida nad on teinud ja just täpselt see, et mida tegi kool, mida tegi ettevõte, et oleks selline nagu natuke aabitsa moodi, et võtta maha seda ärevust, et see ei ole midagi keerulist, suurt ja et kuidas just praktikutelt õppida ja on olemas ka seal kontaktid, sellepärast, et kui tõesti nii-öelda ei tule midagi head, siis sa saad ühendust võtta ja küsida, et kes siis kellele helistas või mida sa siis õigupoolest kirjutasid ja küsida ka seda, et mis metsa läks, et mida vältida. Ehk siis, kui mõnel meie saadet praegu kuulaval ettevõtjal tekkis huvi, siis kuhu ta võiks pöörduda esimese asjana? Kuna nii-öelda meil on telesaade ja slaide seinale ei näita, et siis on erinevaid digitaalseid materjale, kust saab seda infot kätte, aga kuna need URL-id ei ole just kõige lihtsamate kirjast, et siis ma julgustaks kõiki kirjutama mulle, ma jagan seda infot ja annan seda nii-öelda digitaalseid materjale ja mis iganes küsimusi võib tekkida, et ei ole olemas rumalaid küsimusi, et on lihtsalt arad küsijad, et ma igati julgustan ühendust võtma ja katsun igati olla toeks, et ka ettevõtted jõuaksid üldhariduskoolideni, sest see muidu ei ole ka ülikoolides ja ettevõtetes häid töötajaid tulevikus. Tuletan siis meelde, Eeva Pruusapuu, teadusagentuur. Nii, aga meie aeg hakkab siin nüüd otsa saama. Nagu te kuulsite, siis ettevõtetele teadus-arendusalast koostööd teha ülikoolidega on väga palju võimalusi nii Euroopa tasemel, on ka Eestis. Tegelikult poole tunni pärast on meil algamas siin järgmine sessioon, kus me räägime just Eesti-sisestest erinevatest toetusvõimalustest. Nii et tulge meid kindlasti ka siis kuulama. Aga jah, ülikoolid teevad omalt poolt nii palju, kui nad saavad, et ettevõttele vajalikke teenuseid, arendusi, kõike seda pakkuda, samuti koolid. Nii et suur tänu kuulamast ja loodan, et see oli teile huvitav, mis te siin kuulsite ja ootame teid poole tunni pärast tagasi.